Tere! Mina jälle Väins. Täna oleme siin Streetmoto koolitusklassis natukene selgust tuua mõni aeg tagasi läbi käinud sahinatest, et algab toimuma mingisugune selline varuosa koolitus. Ja minu tänaseks kaaslaseks on taaskord Neeme. Tere Neeme! Tervist! Räägi nüüd natukene lähemalt, mis asi see on ja miks seda üldse vaja on? Idee tuli tegelikult sellest, et üks õhtu vestlesin siin niiviisi sujuvalt ühe sõbraga ja rääkisime, kui me eksi, siis kettidest ja ketiratastest. Ja üleüldiselt puudutasime teemat, et miks mitte rääkida seda ainult siis kauba ostmisel eraldi igale kliendile, samas kui võiks teha sellisele grupile koolituse, millest siis tõuseks rohkem tulu. Ja peamine oleks siis inimeste teadlikkuse tõstmine. See on väga meeldiv, kui Eesti tsikliringkond teab kuluosadest, teab, kuidas asjad töötavad, milline on asjade põhimõte ja mis peamine, millisel ajal midagi peaks vahetama selleks, et asjad toimiksid normaalselt ja samas ei tekiks ohtlikku olukorda. Et praeguses koolituses ma alustan aast ja oost, näitan, kuidas töötab neljataktiline mootor, mis on siis peamine, mis praegusel ajal tänaval liigub. Esimene asi tegelikult on see, mis ma kõigile selgitan, on siis neljataktilise mootori töö põhimõte. Selleks on mul selline liikuv illustreeriv pilt lausa. Siin on näha ka kõik need taktid. Lastakse siis kütusesegu silindrisse, läbi sisselaskeklapi, toimub selle segu kokkupressimine, siis antakse asjale sädet küünla abil ja need tumehallid heitgaasid siis suunatakse väljalaske abil siis juba väljalaske torustikku. Et see on A ja O, see paneb tsiklimootori käima, õhk ennem seda, kui ta jõuab siis kas sissepritse-süsteemi või karburaatorisse, tuleb puhastada. Selleks on esimeseks asjaks õhufilter. Sealt laua pealt sa näed kindlasti ekstreemseid näiteid. Selle kohta võib öelda, et see õhufilter vajas vahetust umbes mitu tuhat kilomeetrit tagasi. Ja vastukaaluks siia siis kõrvale uus õhufilter, milline see välja peaks nägema. Siit siis käib õhku läbi sellisel määral, nagu mootori tööks tegelikult vaja on. On siis 3 tüüpi, vähemalt minule teadaolevalt ja põhiliselt kasutuses. Üks on siis paber või pappfilter, mis on siis ühekordseks kasutamiseks. Kui läheb mustaks, tuleb välja vahetada. Teine on siis korduv kasutatav filter, mida õnnestub pesta. Ja kolmas on siis peamiselt crossis kasutusel olev švammfilter, mida tuleb tihedalt pesta ja uuesti sisse õlitada. Järgmine, nagu sellest liikuvast pildist võis ka järeldada, siis kui see küttesegu on silindrisse, kas siis sissepritse abil pritsitud, tuleb see süüdata süüteküünal selle nimeks, mis siis paneb vabanema suurel hulgal energiat ja paneb siis kolvi liikuma ja sealt edasi siis kepsu kaudu antakse jõud väntvõlile. Küünla teema on siuke väga huvitav teema selles mõttes, et ega väga paljud ei ole kuulnud sellest, et on olemas erineva temperatuuriga küünlaid. Näiteks talvised sõitjad peaksid valima külma ilmaga kataloogis soovitatud küünlaga võrreldes tunduvalt kuumema küünla. Ja kuidas ära tunda kuumemat küünalt? Et tähistus, mis siin küünalde peal on, siis reeglina number konkreetse tootja numeratsioonis on siis temperatuuri tähiseks numbrid 22, 24, 27 ja nii edasi. Näitavad siis küünla temperatuuri. Mida suurem number, seda külmem küünal. Mida külmem küünal, seda sobivam on ta kuumale mootorile. Sellises ringraja ja võistluspoole peal kasutatakse hästi külmasid küünlaid, sellepärast et mootorite töötemperatuurid on kõrged. Samas näiteks talvisel ajal, ütleme, kes siin sõidavad kas või Eesti talverallil, mis on siis motokokkutulek, peavad oma tsikli saama tööle miinuskraadidega ja samamoodi ega see mootori töötemperatuur eriti kõrgele ei tõuse. Selleks, et see mootor normaalselt töötaks, peaks olema siis talviseks perioodiks külge keeratud sinna veidikene kuumemad küünlad, ehk siis numeratsioonilt natukene 1 või 2 pügalat madalamad. Kui nüüd need kuumemad küünlad jätta suviseks ajaks ka sinna mootorisse, kuidas moodi see mootor töötaks?
siis ta enam väga hästi ei tööta, sellepärast et suveisel ajal on mootori töötemperatuur tunduvalt kuumem ja mootori töötemperatuur ja küünla isepuhastuvustemperatuur ei klapi enam kokku. Paljud inimesed helistavad või saadavad meili, et mul on selline tsikkel, kas teil sellele küünlavõtit on, aga ega ma ise ei tea, milline küünlavõti mulle sinna sobib. Tegelikult piisab ainult küünlamargi nägemisest, seesama esimene tähis, mis on siis konkreetse tootja tähistuses X, näitab ära, et tarvis on võtit number 18. Kas iriidium küünal on nüüd mingi täiesti teistsugune küünal või see on? Iriidium küünal on jah, temal on tehnilised parameetrid veidikene teised. Iriidium küünlad on siis kasutuses nendel kõige uuematel ja värskematel tsiklitel. Iriidium küünla põhiline eelis on see, et tema eluiga on tunduvalt pikem võrreldes tavaküünlaga. Eluiga on lausa kuni 100 000 kilomeetrit ja kes nüüd plaanib hirmsat kokkuhoidu, olles siis valinud iriidium küünla asemel tavalise küünla sinna peale, hoides kokku siis ühe küünla pealt 100 kuni 200 krooni, kokku võidab siis mingisugune lausa, kohati võib isegi 1000 krooni säästu olla. Paraku, kui tsikli elektrisüsteem, süütesüsteem on tehtud iriidium küünalde jaoks, siis tavalised küünlad seal normaalselt ei tööta. Olen kogenud seda, kus on iriidium küünla asemel pandud tsiklile tavaline küünal ja selle läbisõit on 200 kilomeetrit ja küünlad jälle õhtal. Mille järgi üldse aru saab, et küünal õhtal on? No kõige lihtsam aru saada on õigemini täiesti õhtal on ta siis, kui mootor enam ei tööta. Käima ei lähe, sädet ei ole, mingi häda seal siis on. Aga regulaarse hoolduse käigus olen toonud välja põhilise argumendi, mis on siis küünalde vahetamiseks vajalik. Kui elektroodiservad on siis muutunud ümaraks, siis on mõistlik küünal ära vahetada, sest see näitab juba küünla piisavalt pikka tehtud tööd seal silindris. Järgmise teemana näen õlifiltreid. Õlifiltrite osas olen siis ära rääkinud 2 peamist õlifiltri tüüpi. Üks on siis metallkorpuses nii-öelda väline filter. Teine on siis õlifilter, mis on mootorisisene, mis siis paigaldatakse kuskile kaane alla. Õlifiltri vahetamisel õnnestub teha peamiselt 2 viga. Mootorisisene filter teatud filtritüübi puhul õnnestub panna tagurpidi sisse. See tähendab seda, et sealt õli läbi ei käi. Õlitus puudub, mootor võib joosta kokku. See paraku tähistatud ei ole, et olengi juhtinud inimeste tähelepanu sellele, et ennem kui te selle vana filtri välja võtate, siis vaadake, mis pidi see vana filter seal oli. No, konkreetse filtri puhul ei õnnestu segamini ajada seda ühte poolt teisega, aga on teatud filtreid, millel visuaalselt üks pool on suhteliselt sarnane teisega. Metallkorpuses filtri puhul kõige suurem viga, mis tehakse, on see, et kui ei ole käepärast korralikku võtit, millega see lahti keerata, siis lüüakse sealt jõuga läbi kruvikeeraja, keeratakse ta sellega lahti, aga sellega võib juhtuda selline õnnetus, et lendab midagi siit filtri seest mootori sellesse õlivõtutorusse ja tulemuseks on samamoodi kahjustatud mootor või puudulik õlituse. Üks asi, millele väliste filtrite juures tuleb kindlasti tähelepanu pöörata, et ennem kui see filter keeratakse mootori ploki korpuse külge kinni, tuleb kindlasti see osa, mis siis puutub kokku tihendiga, puhastada. Kui sinna vahele jääb mingisugust liiva või tolmu, siis ei ole see ühendus tihe ja võib hakata sealt rõõmsalt jälle lekkima. Õlidest? Õlidest, jah. Õlid on selles mõttes jälle pika poleemikaga teema, et kõikvõimalikes nii Eesti kui välismaistes foorumites võib pikalt lugeda juttu mootorrattaõli versus autoõli. Mida siis on õige kasutada? Autoõlid paraku ikkagi ei sisalda selliseid vajalikke komponente, mis on head märgsiduri tööks. Kuna kogu jõud suunatakse mootorist käigukasti ja sealt edasi siis tagarattasse üle siduri ja seda kogu aeg, siis siduri töö põhimõte tsikli puhul on selline, et libistatakse sidurikettaid vastu vaheplaate ja sinna vahele jääb õlikile. See õlikile peab olema selline, et ta tagab õigel hetkel siis siduri töö ja vaheplaatide haardumise friktsioonketastega.
See on siis näitlik õppevahend selgitamaks õli peamist füüsikalist omadust, see on viskoossus. Viskoossuse definitsioon on vastupanu nii-öelda voolavusele. Ja siin on väga ilmekalt näha, milline on erinevate viskoossuste puhul õli nii-öelda rahvakeeli siis paksus. Kui nüüd temperatuurid muutuvad, siis nii-öelda kuuma viskoossusklass antakse 100-kraadise mootori töötemperatuuri juures ja selleks on siis näitaja 50 või 60 või 40. Omavahel kindlasti ei võiks segada siis need täissünti ja poolsüntõlisid ja? Jah, loomulikult igasugused pealekallamised on väga hea, kui lisatakse õli, täpselt sama õli, mis seal parasjagu sees on olnud. Kui seda ei tea, siis pimesi võiks alati juurde kallata poolsünteetilist õli. Sest et poolsünteetiline on nii-öelda klassi võrra siis kõrgem mineraalõliga võrreldes ja samas klassi võrra nõrgem täissündiga võrreldes, nii et kirikeset küla. Kuluosadest on järgmine teema selline jälle legendaarne vaidlusteema igal pool foorumites. Ketid ja ketirattad. Et halvad näited on jah selle keti hooldamise poole pealt, kus siis inimesed tõepoolest ei ole teadlikud sellest, kuidas peaks siis ketti hooldama või siis millal oleks õige ketirattaid või ketti vahetada. Oluline on tegelikult siis puudutada ketirataste materjale, millest tuleneb ketirataste hinde ja seda, et täiesti tundmatud tootemärgid sellises suhteliselt olulises valdkonnas nagu ketirattad, neid võiks vältida. Eriti tundlik kehva materjali suhtes on esimese ketiratta kinnituskoht ehk siis käigukastist väljuv võll, kuna kehvast materjalist ketiratas sööb need nuudid seal ära, ta loksub ja tulemuseks on mootori remont, täielik lahtivõtmine. Antud juhul ongi nii-öelda halb näide selles mõttes, et olen näidanud siin spetsiaalselt seda pinnatöötlust, mis siis on suhteliselt kehvast klassist, et iseenesest seda näitab ka see, et asi on värvitud kuldseks. Et kõik, mis on värvitud kuldseks nii-öelda jõuga, on tehtud atraktiivseks, küll aga on see kvaliteet selline väidikene kaheldav. Mis on väga hea õppematerjal nüüd kettide puhul, on siis lähivõte keti ehitusest. Millest üldse kett koosneb? Võtad kätte, kolistad justkui nagu siukene lülidest koosnev uss, samas tema ehitus on hästi lihtne. On välimised ketilülid, sisemised ketilülid, need on omavahel neetidega koos ja selleks, et ta saaks ketirataste peal muretult kulgeda, on neetide ümber pandud rullikud. Ja korralikust materjalist kett kindlasti mitte ei veni. Kett kulub. Ja mis siin kulub? Kulub ära see neet. Ja kulub ära nii palju, et iga lüli võrreldes kõrvallüliga hakkab siis loksuma ja tulemuseks on nii-öelda rahvakeeles veninud kett, reaalselt siis ära kulunud kette. Antud juhul on siis tegemist ühe krossi ketiga, mis korraliku keti omadustest on juba suhteliselt kaugel, kriiksub, logiseb ja kui sa nüüd proovid ühte lüli teise küljes loksutada, siis sa tunned, et seal on loks sees. Ketil ei tohi loksu kunagi sees olla. Kulunud keti tundemärke siis selliseid lihtsamalt tuvastatavaid on peamiselt siis 4 tükki. Katsudes tagumiselt ketirattalt ei tohi ta kaugele tõusta. Nagu sa mainisid, loks külgsuunas, mida inimene tunneb alati sõidul. Sõites kas linnas või maanteel ühtlase gaasiga, siis hoiad gaasi ühtlaselt peal, aga tsikkel tõmbleb. See on põhjustatult sellest, et kett kulub ebaühtlaselt. Milline on normaalne lõtk? Normaalne lõtk sõltub kõigepealt tsiklist. Sportrattal, baigil on ta paar sentimeetrit, endurorattal rohkem ja krossirattal peab ta olema siis selline, et ta ulatub vastu sellest kummist kiigekaitset. Küll aga ei tohi ta päris vastu metallist kiiget ulatuda. No üks küsimus, mis kindlasti palju huvitab, on see O-ringi ja X-ringi küsimus. Selle olen ka
päris põhjalikult ära seletanud, mis asi on O-ring, mis asi on X-ring, mis asi on üldse nii-öelda rõngaskett. Selleks on üks väga illustreeriv pilt. Välimise ja sisemise ketilüli vahele on siis paigaldatud kummitihend. Milleks see on? See on selleks, et mustus, sodi, tolm ja kõik abrasiivne ei pääseks sinna ketineedini. Ja O ning X tekib siis selle tihendi ristlõike kujust sisuliselt. Ja miks on X-rõngas kett parem kui O-rõngas kett? Sellepärast, et X-rõngas ketil see ristlõige on siis X-kujuline ja siia vahele jääb see tehase määre paremini püsima. Samas on tal veeretakistus väiksem, kuna vastu lülisid puutub vähem pinda võrreldes siis selle kokku pressitud O-ring tihendiga. Ketti tuleb siis aeg-ajalt määrida ja ainult määrimisest ei piisa. Eriti kui sõidad kuskil tolmuses keskkonnas kruusateed tihti, siis tuleb ketti ka pesta. Sest vastasel juhul lasete järgmise määrde kuskile sinna tolmukihi peale, mitte enam keti peale. Milline on optimaalne vahemaa keti määrimiseks? Optimaalne vahemaa siis on umbes 300 kilomeetrit, 300-400 kilomeetrit. Soovituslikult on jube ja meeles pidada määrida igal tankimisel näiteks. Kuna see teema on hästi huvitav ja hästi pikk, siis me peame siinkohal nüüd tegema väikese pausi, et kohtuda Neemega jälle nädala pärast ja siis juba räägime edasi. Jah, järgmistest tulevuse valdkondadest, mida siis tuleb kindlasti puudutada selle teema käigus. Aga selleks korraks siis nägemist.